No tere hommikust! Alustame siis matka Vihterpalust Dirhamisse. Vaatame, kaua läheb, hinnanguliselt 28–38 kilti, aga noh, pigem ma arvan, meil tuleb siuke 35–38. Vaatame, kuidas läheb. Et siin üks lugu Vihterpalust rääkida, et see on umbes 15 aastat tagasi. Siinsamas mere ääres käisin punast püüdmas ja suht siin lähedal autoga sõitsin mööda mere äärt ja jäin kinni. Ja siis läksin abi kutsuma, aga siin kõrval on ju kohe see Mati kalatehas. Ja juhuslikult oli Mati ka kohal ja Mati tuli siis džiibiga, tõmbas mind välja. Ja tänutäheks siis, nagu igas normaalses autos on ikka istmel väike viinakene või oli mul üks väike lapik kalamehe viin kuskilt. Samamoodi kellegi saadud. Kinkisin siis abi eest Matile. Mati vaatas seda viina ja ütles, et oh, äge viin, sihukest viina pole näinudki, kalamehe viin. Ma ei tea, kas sihukest viina üldse toodetakse. Aga no, sihukene lugu meenus 15 aastat tagasi siin Vihterpalus umbes, võib-olla rohkem, võib-olla natukene vähem. Et Mati vetevool või isiklikult aitas meil hädast välja. No ilus loodus. No selline matkarada. Väiksed rajakesed mööda teed. Mere äärt. Esimene kilomeeter on ellu jäädud. See on põhiline. Kuidas järgmised kilomeetrid kulgevad. Iga kilomeetri tagant ei viitsi muidugi reportaaži teha, aga vaatame umbes 5 kilomeetri pärast. Või siis, kui midagi põnevat tuleb. Tere! Tere! Nüüd kui ehitatakse siin mere ääres maju täis ja iga mõne kilomeetri tagant on siuke pingike. Saad jalga puhata mööda mere äärt. Üldiselt on see esimene 5 kilomeetrit väga hästi kulgenud, et väga kaunis loodus, väga ägedad rannaääred, vahelduvad siuke kivikribu täis baas, et päris lahe. Beach. No, mingi lõhejõgi. Teagi, kui pehme see on. Saab jalgu järjeks. Ei saa. Hopsti. Seal üks pingike. Üks mehike ootab. Et on sükst metsaradasid ka. Mitte ainult liivarand. Noh, sealt tipust tulime. Oleme jõudnud teisele poole. Et kopeerime mööda mereranda ja nii palju kui võimalik. Vesi on maas, siis on hea nagu mööda asfaltit kõndida siin pae peal. Ja mingi sadam tuleb, äkki see oli Ristna või mis iganes. No jõuame siis näeme, mis sadam see on. Pole kunagi siin käinud.
ja peame jõudma sinna tippu ja sealt edasi. Jah. Jah, saime siit sadamast läbi. Päästeameti maja oli sealt ikka ristna vist, aga täpselt ei tea. Ei ole jõudnud vaadata. See polegi oluline. Järgmine tipp läbitud sealt tagumisest, siis siia tippu ja nüüd jõuame siia tippu. Nii, 8,8 kilti kuskile sinna taha peame jõudma, Nõva sadam on vist seal, sealt siis veel edasi. Ühesõnaga, siin ikka on seda minekut. Päris äge, maastik muutub. No siin me kiigume siis. Meri ja kiike. Kümme kilomeetrit tehtud. Umbes 25 veel. Võid juba rohkem. Nõva sadam või asi seal taga paistab. See on siis teisel pool lahte. Aga väga tore. Enesetunne on hea ja tempo on 5,2 ja 13 000 sammu ja nii ta vaikselt läheb. Jälle natuke teistmoodi rand. Natukene pilliroogu. Lamedad kivid. Tundub, et nüüd on vähemalt 10 kilomeetrit ainult liivast randa. Paistavad ka mingid telkijad juba, et inimesed juba naudivad. Järjekordne ojakene, see peaks sinna leppa auku minema või nii öelda. Täitsa Poola vesi. Siin suvel on isegi ujumas käidud siin rannas. Vaatame, kas Kujajalaga üle saame küll, ma arvan. Et ei saanud vist üle, et vajusime natuke sisse. Eks siis lähme Rikiga. No tule. Siuksi, see on vist äkki mingi 4. või 5. lõik täna. No neid ikka on. Siis looduse tasakaal. Aga no, saime üle oja väikse ringiga. Aga siin oleks peaaegu ära põlvist saadik uppunud juba. Aga kõik on hästi. Jälle üks takistus. No, aga takistused ongi ületamiseks. Lähed hooga tulema, ta läheb sealt korraks pehmeks. Väike sponsorvideoga. No sitta ta sponsoreerib. Ikka ise oma rahast ostsin. Vaatame, kuidas siis elektrolüütidega värk maitseb. No hea värskendav. 15 kilomeetrit on kõnnitud. Vahepeal said siin jalad märjaks. Pidime jälle ühte oja ületama. Aga see liiv on alt ikkagi, või noh, all on pehme ja jalg vajub läbi. Aga midagi, veekindlad hokajalatsid, pole probleem. Paneme edasi. Järgmine sihtmärk on Nõva pood, see on suht varsti, paar kilomeetrit. No järgmine oja. Aga no, siin on õnneks sild. Ei hakka jalgu märjaks tegema.
võta ka siis see oks ja oks hoiab ilusti seda pinget peal ja ma panen siit selle oksa, teise poolt oksa vastu sulle peal. Oh jummal. No järgmine takistus. Ma sain kuidagi üle. No, vast naine jääsohu saab ka üle. Kus sa siit astu? No astu üle. Nüüd astu selle augu koha peale teise puu peal. Lase too lahti. Siin on juba pinge taga. Ma hoian. Sina hoia. Ära väga kõvasti puu peale looda. Nüüd veel. Yes. Nii. Nõva looduskaitseala. Ja me oleme kuskil seal punase täpi juures. No nii, oleme jõudnud Nõvale. Vaatame, mis siin Nõval siis jätka pakutakse. Põnevad nutimängud meie radadel. Lasermaagia, kevadlaat. Toeta Nõva kirikut. Uudisolu, kinoklubi. Väsinud matkaline. Müüa hobuse sõnnikut. Ja palju kotti mahub. Äkki isegi võtaks. Nii, 21 kilti on kõnnitud praegu siuke igav lõik, ega siin midagi näidata pole. Peraküla ranna poole me liigume otse mere suunas. Ja varsti oleme kohal. Noh, mitte Perakülas, Peraküla on meil siit paar kilti eemal, aga me otse läheb mere äärde see mingi liiva või mis ma selle tipu nimeks ütlesin. Ja oleme teel mere poole. No, jõudsime lõpuks jälle mere äärde. Seal tipus on Nõva sadam ja seal vist taga on juba Dirhami. Ma ei tea, palju siin on, 7-8 kilti. Võib-olla mööda mere äärt rohkem, aga noh, mitte rohkem kui 10. Mingi 23 kilti ja 24 kõnnitud. Paneme edasi. Et jalutasime siin jälle Peraküla rannas ja kui ma ikka siuke sitamagnet juba see nädal olen, küll püüan autosid veest ja seekord siis on selline objekt vees, sai jälle Päästeametisse helistatud. Tunti väga huvi, et see mingi droon ei ole, aga kurat seda teab, väga kahtlane on. Eks siis tulevad vaatama. Selline leid jälle. Ja et helistati tagasi. Ärge kartke, ei ole need võõrad poissmehelt, võõralt planeedilt. See on ikkagi vana laevafrakk. Ja olid väga tänulik, et teatasime, et siis seekord niimoodi, et pole paanikat. Ikka on hästi. Nii, 25 kõlti tehtud. Võtame siis Nokko number 2, ilmselt siis tänase päeva viimane elektrolüüt. See on siis orange. Noh, nagu panta. Külmalt päris hea. Tundub, et mõni kokk on toiduga mänginud. See ei ole mitte esimene köögivili täna. Mis me nägime? Brokkoli, sibul, apelsiinid ja nüüd siis see kapsas. No, kellelgi on ikka laeva peal igav on, ilmselt on siis toiduga mänginud. Oleme jälle tupikus. Kes nüüd on esimene, kes jalad märjaks teeb. Aga ma arvan, et see on mu kallis kaasa, kes on alati julge igale poole hüppama. Lähme ringiga. Oleme nüüd muinasjutu metsa jõudnud. Siin tuli üks jõgi jälle vahele või oja või mis iganes. Pidime väikses jõnksu sisse tegema, kohe jõuame jälle mere äärde tagasi. 30 kilti sai täis. Mõned kilomeetrid on meil minna. Siis Dirhamis ootab meid majutus ja Dirhami kalakohvik. Jääme siia ööseks. Ja homme tullakse meile järgi. Saame koju tagasi. Siukene päevatripp. Et kuskil seal taga selle Dirhami tipus teisel pool siis meie majutusosa.
nii, oleme jõudnud siia kuskile Dirhami keskele. Et käime Dirhami poes, premeerime ennast jäätisega ja siis otsime oma majutuse üles. Me siin kuskil ikka Dirhamis. Ja minu kõrval on üks tuntud maja. Ilmselt, kes teab see, vist on see Rannamaja. See kuulus saade, kus need kuulsad noored, nüüd noori välja antakse. Oleme siis 34 kilti läbinud. Oleme jõudnud siis siia Dirhami sadamasse. Sadam paistab, seal on ka meie elamine, nii et viimased pingutused veel. Polegi väga hullu midagi, jalad natukene tulitavad, aga ei midagi hullu. Käisime Dirhami poes, saime oma preemiad kätte, 35 kilomeetrit. Majutus on siin, kohe näitan. Nii, siin puude vahel, see on Dirhami sadam. Ja koos poes käimisega praegu siis tulebki 36 kilti. Nii et tehtud. Jagame siis naisega esimest teist kohta nagu ikka. Nii, tulime siis nüüd sööma. Me vaatame, mis veel pakutakse siin. Oleme siin Dirhami kohvikus siis. Ootame toitu. Võtsime veisepõske. Mingi lõhe. Eks maitseme ära. No nii. Head isus meile. Väiksed magustoidud ka.